Jumal on imeline Jumal. Me teenime väelist Jumalat, ustavat Jumalat. Amen. Ükskõik, mis olukord on, ükskõik, mis situatsioon on, mis mulle meeldib meie Jumala puhul. Ta ei muutu kunagi. Ta on ikka ustav Jumal. Amen. Halleluja. Ja eelmine kord me vaatasime, kolmapäeval vaatasime ustavust. Amen. Oli teema, ole ustav. Kui tähtis on ustavus. Amen. Aga üks, mis on tähtis, on selle juurde teada, et meie Jumal on ustav Jumal. Amen. Kes usub, et Jumal on ustav Jumal? Amen. See on Jumal, kes lepingut peab. Jumal on see, kes tõotust osutab. Lepingut peab. Aga üks asi on see, et tema on ustav oma sõna järgi. Amen. Mulle ikka meeldib see ilmutus, nii väga meeldib see ilmutus, või see teadmine laul 91 ja arusaamine, miks inimesed tunnistavad seda laulu palju ja nad ei näe seda. See ongi see täpselt sama, et tunnistada midagi Jumala sõnast ja rääkida Jumala sõnast midagi, tuleb meil ka elada ja tegutseda selle sõna kohaselt. Amen. Piibel ütleb ka, me oleme usust vaadanud mitu koosolekut siin ja see usust oli see, et Piibel ütleb, et minu õige peab millest elama? Usust elama. Amen. Ja ilma usuta on võimatu olla meelepärane Jumalale. Amen. Ja kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes seda otsivad. Amen. Aga Jumal on ka ustav. Amen. Me vaatasime sellest, et meie peame ustavad olema ja see mulle meeldib selle juures ongi see, et kus ta ütles, kui see hea arusaamine ilmutus oli sellest, et Jumal ei küsinud ühegi, või see isand ei küsinud, kui isand ei küsinud mida kellegi käest, mida sina tahad. Vaid ta vaatas ja ütles, sulle kuulub 2 talenti, sulle kuulub 5 talenti ja ole ustav sellega, mis Jumal on sulle andnud. Amen. Kas mitte ka Piibel ei ütle, et ole ustav piskus? Ole sa kuulnud, ustav piskus, siis sa saad midagi suuremat. Amen. Oled kuulnud seda? Ja. Ja kas ta ei ütle ka mitte, kui sa ei ole ustav võõra omaga, kes annab sulle sinu enda oma? Amen. Ja tihti peale, vaata, üks huvitav asi on see, et kui ma vaatan Eestimaal või üldse niimoodi suurem osa kristlust, siis kristlased kõnnivad alles kõrbes. Ja me tihti peale rahuldume nende asjadega, mis meil on. Ja kui Iisrael käis kõrbes, mis neil oli olemas? Elementaarne eluks vajalik oli olemas neil. Neil oli manna olemas, neil oli jook olemas, neil oli riided olemas, neil oli, mis veel olemas? Tervis oli olemas. See oli elementaarne asi, aga nad ei jõudnud kunagi tõotatud maale. Miks oli see põhjus? Miks see põlvkond ei jõudnud kunagi tõotatud maale? Põhjus oli see, Egiptus ei saanud neist kunagi välja minna. Nad ei lastud maailma välja minna. Ja sellega üks põhjus, miks kristlus on tegelikult tänapäeval väga lihtsalt neil on olemas elementaarsed asjad, aga et minna kuhugi, kui me vaatame siin, ma olen kuulnud, räägitakse Joel Osteenist, et ta supleb miljonites, Jerry Savelli, Jesse Duplantis, kui me räägime, et mis me neist ikka räägime, aga miks nad on jõudnud sinna, kus nad on? On täpselt selle päratud enda otsuse minna Jumalaga ekstra sammu. Üks huvitav asi Jesse Duplantise puhul oli see, ta usaldab ja usub Jumalasse absoluutselt. On keegi Jesse Duplantis kuulnud? Aine. Aga üks huvitav asi, mis ta ütles ka, kui Jumal ütles talle, anna kõik ära. Kui ta ütles, ja ta ütles, et ta on 3 korda seda teinud. Mida see tähendas? Ta läks isegi, kõige naljakam või põnevam oli see, et ta läks oma lapse või tütre rahakassa juurde ja ütles, et me anname kõik ära, isegi selle, nad ostsid kõik ära. Mis neil oli? Kõik ära ja tänapäeval ta on väga jõukas, ta ütles, et ma ei mäleta, mis aasta jutlus oli, see oli võib-olla hiljutine jutlus, oli, aga mul on uus projekt käsil. Jumal pani mulle uue projekti südamesse. Ja see ei maksa palju, ainult 6,5 miljonit. Kuidas nad on jõudnud sinna,
Ja me vaatame siinkandis, inimesed ikka istuvad 10 eurot, 20 eurot, 30 eurot. Me rahuldume sellega, aga kuidas me jõuame sinna? Üks asi on see, et me oleme ustavad sellest, mis Jumal on andnud, aga teine asi me tuleme uskuma, et Jumal on ustav Jumal. Aga ta on ustav oma sõna järgi. Ja tihtipeale on see, et me tunnistame Jumala sõna, räägime Jumala sõna ja see toob tulemusi, aga sinna peab alati lisanduma, mis asi? Tegevus Jumala sõna järgi. Laul 91 paljudele meeldib, on ju nii? See on hea laul, aga see ei tööta paljudele. Miks? Sest nad ainult tunnistavad seda. Aga meil on vaja elada. Meil on vaja tulla Jumala ligi olla. Ta ütleb, et kes kõige kõrgema kaitsel elab, kõige väelise varju all viibib. Amen. See on ka, mõni mõtleb, et mis ma siis tegema peab? Seda, mida Jumal on kutsunud meid tegema. Amen. Oleme ustavad sellest, mis Jumal on meile andnud. Nõnda nagu tema on ustav. Näiteks 5 Moose 7-9 ütleb niimoodi. See ongi seesama. Ja tea ühte asja, et Jehova su Jumal on Jumal, milline Jumal? Ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandete põlvede saadik neile, kelledele? Kes teda armastavad ja tema käske peavad. Amen. Mis on Jumala käsud? Või kuidas me peame Jumala käske? Keegi teab? Kui me teeme nende järgi, mis Jumal on öelnud. Amen. Kas Jeesus ka mitte ei öelnud meile mida? Ta ütles meile, kui sa tõesti mind armastad, siis sa teed seda, mida ma sulle olen öelnud. Amen. Ja see on see koht, kus Jumal hakkab meie jaoks ustavaks muutuma. See ei ole enam see koht, kus me igatseme, tahame saada või me teeme selle järgi ja me hakkame nägema oma Jumala ustavust meie eludes. See on täpselt see samamoodi, kui kojaisand tuli ütles, ma usaldan sulle 5 talenti. Ma usaldan sulle 2 talenti ja ma usaldan sulle 1 talendi. Ja kui me võtame kätte ja teeme sellega, mis Jumal on meie kätte usaldanud ja anname endast parima, siis Jumala teeb ülejäänud kõik muu. On seal olemas võitmine, on olemas tasu ja kusjuures üks huvitav asi, ta ütles, et ühes kohas ta ütleb, et sa oled olnud ustav pisku üle, tule ja sa saad üle 10 linna üle. Sa saad, kes tahab minna kõrgemale? Või me lihtsalt rahuldume selle, kus me oleme? Ma tahan näha muutusi, ma tahan näha suurema edasi minek, ma tahan näha, et kogu kristlik maailm liiguks edasi. Ma ütlen ausalt, ma istusin, ma olen vaatanud kooslukud asju ja ma ei ole näinud võitmise kasvu. Ma ei ole näinud Jumala väe kasvu. See kõik on kuidagi ühel tasemel, ühel sellel. Küsimus on see, kas me oleme läinud mugavaks ja oleme lihtsalt rahuldunud sellega, mis meil on. Või on see, et Jumal, ma tahan midagi muud, ma tahan muutust, ma tahan muutuda ja muutus hakkab kust kohast? Kõik arvavad, muutus hakkab sealt, et kui kõik teised minu ümber muutuvad, aga muutus hakkab kust? Meist ennast, meie sisemusest, meie südamest, igatsusest. Ja Jumal, ma tahan, sest sa oled ustav Jumal, sa pead lepingut, mina pean lepingut. On sul Jumalaga leping? Amen. Kas leping on ühepoolne? Ei ole. Leping on alati kahepoolne. Kas Jumal on oma osa pidanud? Amen. Absoluutselt. Ja pidanud on sellega, ta on oma poja Jeesuse ja ta ütleb, et tulge nüüd kuhu? Minu ligi. Tulge minu juurde. Veetke aega minuga. See ongi täpselt see sama, mis juhtus Iisraeliga kõrbes. Nad nägid, kuidas hämmastav oli see. Nad nägid imetegusid. Kuidas mida nad nägid tegelikult? Nad nägid Jumala võimast kätt. Jumal ütles, ma viin teid Egiptusest välja. Kas nad nägid seda? Nad nägid seda, absoluutselt nad nägid seda. Nad nägid, kuidas terve nende vaenlane, kes oli neid orjanud 400 aastat, keda nad olid orjanud. 400 aastat, nad nägid ühe silmapilguga, kuidas Jumal lahendas selle probleemi nende elust ära. Üks silmapilk. Terve armee uppus
mis meri see oli, Vahemeri või Punane meri, iganes üks meri seal on. Punane meri vahel. Vahet ei ole, on see Tammula järv. mis iganes. Ja ühe momendiga, nad said vabaks. Nad on kõrbes. Neil on teekond minna. Ja nad ütlevad, no mina ei tea, nad ütlevad Egiptusest kõndida tõotatud maale, jala kõnnid on 2 nädalane teekond. Võib-olla üksi kõnnid kiiremini, grupiga kõnnid aeglasemalt. Ma ei oska öelda. Ja kuidete, nad ei jõudnud kunagi sinna, sest nad rahuldusid sellega, mis kõrbes oli. Aga mis see rahuldus oli? Nende igatsuse pilk oli alati kus kohas? Maailma peal, Egiptuse peal. Nad olid nii sügavalt juutunud sellesse. Ja vaata, üks asi on ka meie põlvkond tegelikult, me peame valvama, meie suurem osa oleme tulnud maailmast ja saanud päästetud. Suurem osa meist pole kasvanud kristlikutes peredes, ei ole näinud seda ja see maailm ja see pilk maailmal tõmbab meid alati tagasi. Ja me peame valvama, et me ei ole nagu Iisrael, kes ükskõik nii kui raskeks läks, nii kui natukene raskeks läks, oli süüdistus. Miks sina meid siia tõid? Miks sa tõid siia meid surema? Siin on nii kuiv, siin on kõrb. Kas meil ei olnud seal palju süüa? Kas meil polnud seal palju kõike muud? Kas ei ole? Ja Jumal antis lepingu, see on täpselt sama nagu Jeesus ütleb jüngritele, lähme üle teisele poole. On ju nii? Jumal ütles ka, ma viin teid tõotatud maale. Aga vahepeal paraku sinna minek tekitas raskusi. Kiitus Jumal, et jüngrid jõusid teisele poole. See sats jõudis teisele poole, sest Jeesus vaikistas stormi. Aga Iisraeli rahvas näiteks jõudnud kunagi tõotatud maale, see põlvkond. Jah, me mõtleme, et Jumala õnnistus on siin, Jumala hea. Iisrael oli ka, kujutete, iga hommik särkad üles ja sul on õues süüa. Saab isegi tööd tegema. Sul on juua. Kujutete, sul on riided, mis ei kulu mitte kunagi ära. Sa ei ole kunagi haige. Sul on iga hommik, sa lähed välja, on sul pilvesammas, mis katab sind kuuma päikesest. Õhtul, kui on kõrbes külm, sul on tulesus. Iga päev sa näed mingit imet. Vett on vaja, Mooses lööb kaljust tuleb vesi välja ja tervele 2 miljonile inimesel on vett küllastused. Oled sa näinud seda? Mina ei ole näinud seda. Megi need vuttide parved tulevad. Kus Jumal hoolitses Iisraeli rahva eest. Ta ütles, mina pean lepingut. Ja isegi siis, ta oli, kusjuures põnev oli see ühel momendil, Jumal sai küll villand, ütles Moosesele, et kuule, et ma hävitan ära, teen sust uue. Mooses ütles, Jumal, olete vaatlik, mis sa teed. Kiitus Jumal, et siuke mees oli olemas, nagu Mooses. Ja kes oli ustavam kõigist inimestest maa peal. Aga Jumal ütles, ma olen ustav viib. Ja ütles, okei, teie ei taha minna. Aga ma võtan siis teie lapsed, teie põlvkonna, viin nemad. Küsimus on, kas meil on privileeg minna Jumalaga tõotatud maale? Praegu, absoluutselt. Aga see eeldab seda, me peame olema ustavad nõnda nagu tema on ustav. Amen. Ta ütleb, et 5. Moosese 32.4. Tema on kalju. Milline Jumal on? Mis on kalju? Kindel, kõikumatu. Tema tööd on millised? Täiuslikud. Sest kõik tema teed on millised? Õiged. Jumal on ustav, temas pole väärust, tema on õige ja õiglane. Amen. Järgi, kui me võtame Jumala sõna ja loeme seda, teeme selle järgi, siis me käitume nii, kuidas Jumal käitub. Amen. Kui me haarame lepingutest, tõotustest kinni, mis tal meie jaoks on, me saame nägema midagi imelist ja suurt. Mõned peavad, mulle ei meeldi Jumala sõna, ma ei taha Jumala sõna. Ma tahan midagi muud ka, see on sama, mida Iisrael tegi. Aga Piibel ütleb meile laulud 19.8. Oled lugenud laulud 19.8? Ja tea, mis ütleb 19.8?
Joova käsuõpetus on milline? Laitmatu. Mis asi on laitmatu? Ta on täiesti puhas, täiesti õige, tal pole kortsu, ühtegi musta laika, mitte midagi ebapüha. See kosutab mida? Hinge. Jehova tunnistus on milline? Ustav. See teeb kohtlase targaks. Mis teeb su targaks? Jumala sõna. Järelikult, mida rohkem me Jumala sõna loeme, mida rohkem me Jumala aega veedame, seda targemaks me muutume. Mulle meeldib Jumala ustavuse puhul see tõotused, mis seal on kirjas. Näiteks üks tõotus, mis piibel on meile andnud. Mulle väga meeldib. On Rooma kirjas 8. peatükk ja 31 salm, loeme. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Kes on meie poolt? Jumal on meie poolt. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga kõike muud meile annetama. Kuidete, kui Jumal andis meile kelle? Jeesuse Kristuse, oma poja kõige kallima. Kuidas ta ei peaks meile kõike muud annetama? Aga küsimus on see, miks me siis inimesed tihtipeale ei ela selle järgi, sest nad tahavad asju saada kätte oma terminite kaudu või oma mõtete kaudu või oma selle, aga me peame lähenema Jumalale kelle teed pidi? Jumala teed pidi. See on samamoodi, kui Jumal loovutas oma poja, sa said poja vastu võtta, on ju? Mitu teed on võimalust Jeesust vastu võtta päästjaks? Mitu võimalust seal on või mitu erinevat viis või varianti on Jeesust võtta vastu välja päästjaks? Üks ainus. See on see, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta surnust üles äratanud, saad sa päästud. See peab olema suuga rääkimine ja see peab olema tunnistamine ja vastuvõtmine. Sa teed otsus oma südames ja siis tuleb ka muutus ette võtta. Mina mõtlengi, et see tihtipeale on see, kui sa vaatad läbi Apostlitegude raamatu, mida ei õpetata, on ka see, ta ütleb alati neile ja nüüd parandage meelt. Pöörduge oma millelt? Kurjadelt tegudelt. Amen. Järelikult, mina ütlen selle peale niimoodi, kui me inimesed, see on see, võib-olla ka tänapäeval on natuke, miks on siuke nagu loidus tekkinud või on see, et me ütleme, et loe ruttu päästepalve, et saaks kõik päästepalved lugeda, aga oot, paranda nüüd meelt, suitsetamine pole okei. Sa oled nüüd Kristusele oma elu andnud, me peame kutsuma inimesed meile parandusele. On ju nii? Kas ta ei ütle, et pange maha vana inimene, riietuge uude inimesse? Aga mis see inimene, mille sarnane see inimene peab olema? Kristuse sarnane. Amen. See on põhjus, miks paljud, me lihtsalt vireleme, elame, me ei saa kätte tõotusid, sest me ei taha astuda ekstra sammu. Kui Jumal kutsub meid, tule mulle lähemale. Kui sa lähed lähemale Jumalale, millele või kellele sa lähemale lähed? Mida rohkem sa palvetad teistes keeltes, mida rohkem sa sõnas oled, mida rohkem sa võtad aega Jumalaga, millele või kellele sa lähemal, sa oled lähemal Jumala aule, sa oled lähemal Jumala pühadusele. Kas pole mitte? Jumala pühadus on see, mis kutsub sind alati ka muutuma. On ju nii? Jumala lähedus liigule kutsub sind muutuma teistsuguseks. Sest ma ei tea veel ühtegi. Üks asi ongi see, et ma olen näinud, kui Jumala au langeb. Ma olen näinud, kui Jumala ligiolu tuleb. Ma tahan näha seda veel, ma tahan seda näha uuesti ja mul on igatsus Jumala au lähele, aga ma olen näinud, kui Jumala vaim hakkab võimsalt liikuma, inimesed tulevad ja parandavad meelt. On ka inimesed, kes istuvad käed ristis, ei tule seda, aga see on see, kui äge on vaadata, kus Jumala au ilmub ja inimesed tulevad. Kui teete, kui põnev oli koosolekul olla, kus Jumala au
lihtsalt langes ja inimesed tulid ja nad parandasid meelt, et Jumal, me tahame sind tunda, tahame olla sinuga lähedasemad. Oli inimesed, kes istusid saalis, käed ristis. Ei võib küll istuda, aga kui inimesed olid ees, parandasid meelt ja inimesed lihtsalt istusid. Ja see ongi, et Jumal ei sunni peale, aga kui me tahame näha au, me tahame minna kuhugi eramat, me tahame midagi suuremat näha, see nõuab teatud pühendumist Jumalale, Jumala asjadele. Amen. Me ei tohi rahulduda, me ei tohi rahulduda. See ongi see suurem viis on viga, mis me teeme, et sul on juba sellest küllalt. Ei. See on see, et tungida edasi tema ligiollu, tema sõnasse, see on ustav, see on hea sõna, see on püha sõna, see teeb mind targemaks. Mida rohkem ma sõnas olen, seda targemaks ma kogu aeg saan. Ja Piibel ütleb, et Jumala sõna, nagu vihma lumi tuleb taas alla, see ongi see ustavus, mida Jumal alati teeb ja täidab, on oma sõna ustavus. Amen. Ta jääb ustavaks oma sõnale, sest tema ja tema sõna on alati üks. Amen. Laulud 33:4 ütleb, sest Jehova sõna on õige. Ja kõik tema tööd on tehtud ustavuses. Näiteks lihtne näide seesama, see ustavad. Kas me oleme päästed? Kas Jumal ütles, kui sina oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand oma südames, Jumal, kas sa oled päästetud? Kui sa hoiad sellest kinni, kas see muutub kunagi? Ei muutu. Miks? Sest Jumal on ustav. Jumal ütles, et ma olen ustav Jumal. Samamoodi ütles, et kui Jeesus kandis kõik meie haigused ja tõved ristipuu peal, siis ta on milline Jumal? Ustav, ütles, jah, see tervis kuulub sulle, see on sinu oma. Hoia minu ligi, pane seda endasse, sest meie vastane käib ümber nagu kes? Möörglõur otsida neelata, ta tahab valetada, tappa, petta ja hukata. Ta tahab sind veenda, et need ei kuulu, või ta tahab veenda, et sul ei ole vaja sõna lugeda, sul pole vaja seda teha, sul pole vaja seda teha. Miks ta üritab meid eemale saada kõigest? Sest mida kaugemale ta saab sõnast ja Jumalast meid ja panna mõtlema meid Jumalast, kui ma ei oska öelda, kui kellegist, ta saab must aru, ta saab see, on see, ta teab, mida nõrgemad me oleme. Seda kergem saak me talle oleme. Ta käib ringi nagu mõõrglõugur, otsideks ja neelata. Amen. Aga meil tuleb haarata kinni tema sõnast, tema sõna ustavusest. Ja kui Jumal on midagi öelnud oma sõnas, ta peab seda lepingut, ta peab seda sõna. Amen. Loeme siit edasi. Ja kui ta ütleb, mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Kes on sinu poolt kogu aeg? Amen. Järelikult, aga vaata, loome lihtsa näite. Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Kui vaata, ütleme, sõjaolukorrad on praegu asjad. Kui keegi on meie poolt, ütleme, NATO on meie poolt praegu, on ju. Peaks olema, ma ei tea, kas ta on, aga peaks olema. NATO on meie poolt, NATO on meie poolt. Kes siis võib olla meie vastu? Või mõned, Ameerika on meie poolt, kes siis võib olla meie vastu? On ju nii? Siis, aga nüüd on teatud grupi inimesi, kes süüdistavad Ameerikat kõiges. Ameerika on see, Ameerika on too. Mis on? Nad hakkavad töötama kellegi vastu, kes on nende poolt. Saad aru? Kui Jumal on meie poolt, siis me peame jääma tema kaitsva tiiva alla ja me peame jääma teatud tingimustesse. On ju nii? Et NATO oleks meie pool, meil on vaja täita teatud tingimused. On ju nii? Meil on teatud, et me ei saa öelda, NATO on meie poolt, ma teen, mida ma tahan. Ma lähen panen sõpsi Venemaaga näiteks või selle oma vaenlasega. Ma panen hullu sõpsi. Ma võin suga sõpsi panna, sest NATO on minu poolt. See täpselt on, mida tihtipeale kristlased teevad. Ma võin suga sõpsi panna, ma võin käia jooma, ma võin käia pidudel, ma võin teha, sest ma ei karda sind, sest Jumal on minu poolt. Tundub natuke absurdikas, on ju? Aga see on see, mida paljud me teeme.
See on see, et Piibel ütleb, ta kutsub meid pöörduma, kui me tahame minna suurema au poole. Jumal õnnistab teeb nii palju ta saab ja nagu Iisraeli rahvas ta tegi, õnnistab nii palju, kui ta sai ja ta hoidis ja kaitses neid. Aga kujutete, nad ei jõudnud mitte kunagi tõotatud maale, mis voolas piima ja vett. Me tahame jõuda sellele maale, on ju nii? See on see, et me peame siis laskma selle Egiptuse või ükskõik neid, mis iganes takistab meid midagi, näiteks kas või aega veeta Jumalaga. Meil peaks olema iga päev mingi aeg, kus me võtame sõna lahti, piibli lahti, palvetame, et veeta aega sellega, kes on sinu poolt. Amen. Tihtipeale me leiame aega, veeta aega, kes ei ole meie poolt. On ju? Leida aega, veeta aega kellega, kes on meie poolt. Kes on meie poolt? Jumal on meie poolt ja ta on nii meie poolt, et ta ei säästnud oma poegagi. Ta ütleb, kuidas ma ei peaks sulle kõike muud andma. Aga me peame, lihtsalt see on see, et hoida tema ligi, hoida tema 10 küünel kinni. Sest Piibel ütleb, et viimastel aegadel tuleb raskeid aegu. Ja rasked ajad tulevad, sest inimesed on siis ja see maailm kisub meid eemale Jumalast. Me hakkame ütlema, et enam pole vaja. Ma olen öelnud, kui me loeme vähem sõna, kui me palvetame vähem, me ei ole edasi läinud, me oleme tagasi läinud. Kes võib süüstada Jumala valituid? Jumal on, kes õigeks teeb. Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Kuidas Jeesus palub meie eest? Kas sul on hea meel, et Jeesus palub sinu eest? Minul küll on. Halleluuja. Ta palub, et Jumal ära arva seda neile süüks võib-olla või Jumal näita ilmuta, ole armuline neile. Mis ta palvetab seal? Või meid süüdistatakse millegist, milles me süüdistatakse? Kuule, nad kuulutab evangeeliumi. Ja tagakius tuleb selle pärast. Oled sa mõelnud sellele olukorrale? Kui tuleks selline olukord, ma vaatasin ühte videot, vaatasin või ühte väikest lõiku Inglismaal on päris crazy praegu toimub. Inimesed lähevad tänavale evangeeliumi kuulutama. Inglismaal. See peaks olema väga arenenud maa, väga siuke. Ja inimesed lähevad kuulutavad evangeeliumi, on seal pastorid, on seal koguse liikmed lähevad ja nad järjest politsei tuleb järjest arreteerib nüüd selle pärast, et nad kuulutavad evangeeliumi. Isegi ühe korra nad olid kuskil metsa sees, rääkisid evangeeliumi kuskil tee ääres. Ja siis sinna tuli politsei arreteeris nad, et ei või rääkida seda. See paneb inimesed halvasti tundma või mis iganes see põhjus on, miks ei või rääkida seal. Kas meil ei ole mitte privileeg, me võime käia vabaduses ja kuulutada evangeeliumi kõigile loodule? Amen. Kes võib meid lahutada Kristuse armastuses? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine, nälg või mõõk, kalastolek või häda või mõõk, nõnda nagu kirjutatud sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid tahetakse tappa lambaiks. Kus huvitav on see, kes võib lahutada Jumala armastusest? Mitte miski. Ja see on imeline privileeg. Ja armastust me ei saa välja teenida, see on tingimusteta. Aga ustavus on midagi muud. Kas pole nii? Ustavus ja ustavuse tasud, need tuleb välja teenida. Amen. Jumal armastab meid tingimusteta. Nagu sa armastad oma lapsi tingimusteta. On ju nii? Aga sa pead kõike õigeks, mida nad teevad. Eriti kui nad lähevad eemale Jumalast, teevad kõike, mis hävitab nende elusid. Sa ei nõustu sellega kunagi. Kui mõni mõtleb, et võime seda teha või toda teha. Aga kui teete, kui su laps läheb ja paneb midagi, toome ekstreemse näite, hakkab narkootikumi kasutama. Kas sa läheks seda juurde, et kuule, pane edasi, pole hullu midagi, ma olen sinu kõrval. Sa ütled, ma armastan sind, ma hoolin sinust, palun lõpeta ära, sest kui sa ära ei lõpeta, see hävitab sinu elu ära. Amen. Samamoodi Jumal, ta on alati meie kõrval, ta on alati meie jõuda tugevus, aga tihtipeale ütleb, tule minu ligi, ära mine seda teeb, kõnni koos minuga. Kui palju ta ütles, Iisrael ütles, kui palju ma tahtsin teid koguda oma tiibude alla nagu kana oma poegi. Kui palju ma tahtsin, aga
teie ei tahtnud. Amen. Aga Piibel ütleb, et see ongi, mis ma tahan välja tuua. Jumal on ustav, tema jääb ustavaks, tema sõna jääb ustavaks. Meil tuleb lihtsalt haarata kinni tema sõnast. Amen. Et ma ütlen, nagu ma olen öelnud, et lihtne on kiita ülistada Jumalat, kui imeline on, ilus on. Aga vaata, mis siis juhtub, kui tuleb aeg, kus tuleb 30 mürsku siia Võru linna, siia maakonda, mis hävitab püüb selle maamuna pealt ära. Sul pole enam sissetulek, su pangaarved on tühjad. Kõik laastub. Kas me siis tõstame käed üles, et Jumal, sa oled imeline? Ma tänan, et ma elus olen. Tänan, et ma võin evangeeliumina kuulutama. Või me ütleme, et Jumal, miks see küll minuga juhtus? Ma ei uskusin sind. See ongi see koht, miks on vaja harjutada Jumalaga, miks on vaja olla ja õppida tundma tema ustavust, tema väge, tema ligiolu, tema lähedust. Sest rünnakuid tuleb, kõike tuleb siin maa peal meile ette. Aga Jumal on ustav, seda mina hoian ja kaitsen sind. Aga see ongi, eeldabki seda aega veetmist temaga. Sest tema sõna on ustav, kui me ei tea tema sõna. Kui me ei tee selle järgi, ei käitu selle sõna järgi. See on see, miks paljud tihtipeale kannatavad. Taavet uskus, et Jumal on ustav, isegi raskustes igal pool, ta laulab laule ja üks tema lauludest mitte igas laulus on. Laul 36-66 ütleb, Jehova, sinu heldus on taevas ja ustavus ulatub ülemate pilvedeni. Laulud 40-11, su õigust ma ei varjanud oma südames, sinu ustavust ja su abist ma rääkisin, su heldust ja su tõde ma ei salga suure koguduse eest. Amen. Taavet uskus, et Jumal on ustav. Ja ta on ustav. Ükskõik, mis olukord situatsioon, ta on ustav. Aga ta on ustav oma sõna järgi. Aga veel kord vaatasime, et ka meil tuleb olla ustavad. Ustavad inimesed saavad mida? Ustavad saavad suure palga, suure tasu. Amen. Paljud inimesed ütlevad, ma olen nii tubli, ma olen nii hea, ma olen nii võimas, vaata, kui ma tubli. Aga Piibel ütleb, et paljud kiidavad oma suurust, oma headust, aga leiaks ma ühe millise inimese? Ustava inimese. Amen. Oled sa pannud tähele, mõni tuleb, ma olen nii osav see, ma olen nii osav see, ma oskan seda, ma oskan toda. Kõik teised on rumalad ja lollid, ainult meie teeme kõike õigesti. Oled kuulnud seda? Me oleme kuulnud seda väga palju. Vahva, toredalt õigeta. Oled sa ustav? Laulud 89-2 ütleb nii, ma laulan Jehova heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga su ustavusest põlvest põlve. Ma tahan tänada kandle mänguga laulud 71-22. Kandle mängu sinu ustavuse eest. Kuidas te Jumal on ustav Jumal? Tema ütleb ja viib täide. Amen. Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Kuidas me saame täie võidu? Kas niisama? Et ma lihtsalt olen üks tore inimene ja ma saan täie võidu. Ei, tema läbi. Tema annab meile võidu. Amen. Samamoodi, ütleme, kui sõda tuleb, me tahame kedagi tugevamat enda kõrvale alati, on ju nii? Või me tahame ise tugevamad olla. Me hoiame kellegi kõrvale, kellega meil on lootus võidukalt minna, on ju nii? Ja kui me räägime loomulikust maailmast, siis me tahame, et keegi tugevam, kui me oleme väike riik, Eesti riik, väike riik, on ju, me tahame kedagi tugevat enda kõrvale. Jah, et me väga ei taha sõbruneda võib-olla Venemaaga, kuna meile meeldi tema ideoloogiad, asjad, kõik see, me tahame olla läänemaailma poolt, siis me tahame, kui Venemaa tuleks ründama, me tahame, et meie kõrval oleks NATO. Me tahame, et keegi tugevam oleks meie kõrval. On ju nii? Samamoodi, kui me kõnnime sellest elust läbi, käime läbi, me tahame, et keegi tugevam oleks meie kõrval. Iga alal, iga kord. Ja see kõige tugevam on alati meie kõrval Jumal.
Amen. Siis järelikult, et ta oleks meie kõrval, meid tuleb täita teatud tingimusi. Amen. Meil tuleb haarata kinni. Ta ütleb, et Jumal on ustav neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Amen. Ta ütleb siin väga huvitavalt. Vaata, me tahame kogeda Jumala headust, Jumala heldust. Vaata, mul on see kirjakoht, ma ütlesin selle kohe ülesse. On see 5. Moosese 30 ja 15. Ta ütleb niimoodi, vaata, mina panen täna su ette midagi. Elu ja hea, surma ja kurja. Kui te ütlete, kes valib elu, kes valib hea, kes valib surma, kes valib kurja? Kellele see valik anti? See on meie valik. Kui ma täna sind käsin armastada Jehovat oma Jumalat, käies tema teedel, pidades tema käske, seadlusi ja kohtuseadusi, et sa võiksid elada ja paljuneda ja et Jehovas Jumal õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida. Kui ma täna sind käsin armastada Issandat oma Jumalat, käies tema teedel, pidades tema käske, määruse seadusi, et sa võiksid elada ja paljuneda ja et Issand su Jumal õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida. Aga kui su süda pöördub ja sa ei kuula, vaid lased ennast ahvatleda ja kummardada teisi jumalaid ning teenida neid. Ta ütleb, et meil on valik teenida Jumalat, aga kui me laseme ennast ahvatleda. Kas Piibel ütleb ka meile uuesti, ärge mugavduge selle maailmaga, vaid muutuge teistsuguseks oma meele uuenduse teel. Siin maailm on täis ahvatlusi. Kas pole mitte? Ahvatlused või kiusud, ma ei viitsi sõnas olla, ma parem vaatan seda filmi, sest see on lihtsam ja kergem. Maailm on täis ahvatlusi, igasuguseid ahvatlusi. Ja senikaua, kui me ei pea usus käima, senikaua, kui meil ei ole rünnakud, senikaua, kui ei ole raskeid aegu, tundubki see ilus kena. Aga mis Jumal ütleb, et valmistage ette, et rasked ajad tulevad. Paraku me elame maa peal, kus rasked ajad tulevad. Ja me peame olema valmis tundma, teadma Jumalat ja Jumala ustavust. Oled sa kuulnud, ma usungi, et Jumal on ustav. Ja oled sa kuulnud, inimesed, et Jumal on ustav? Oled sa kuulnud seda? Inimesed ütlevad, et Jumal on ustav, Jumal on hea, Jumal on nimeline. Ja siis midagi juhtub. Ma sain ühe kirja, pika kirja sain. Halleluuja, Jumal on ustav. Midagi juhtus ja järsku enam Jumal ei olnud ustav, sest midagi juhtus. Mis juhtus tegelikult? Kui tulid rasked ajad, surved ajad, me ei olnud veendunud, et Jumal ikkagi on ustav. Jumal on hea. Jumal ikka peab lepingut. Ja see on üks asi, kus meil tuleb aega veeta ja võtta aega Jumalaga, veeta temaga. Mitte, et ma ei tunnen Jumalat, vaid ma tean oma Jumalat. Sest rasked aega tuleb ja loeb see, mida me suust välja räägime rasked aega, kuidas me käitume rasketel aegadel. Amen. Ja kui tuleb, me usume ja me ei saagi tulemust, mis see muutis? Kas see muutis Jumalat? Ei muutunud, Jumal ütleb, ma olen ikka ustav Jumal. Mina ikkagi andsin oma poja sulle ja ma ei keela sulle mitte midagi muud. Selles kõiges olukordades, kõiges ma annan sulle, mille? Täiusliku võidu. Ja ma ütlen sulle, mitte ükski loodu. Ta ütleb, et sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürsid, ei käesolev ega tulev ega vägev, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristus Jeesus me Issandas. Ükskõik, mis juhtub, mina Jumal ei muutu. Mina olen ustav Jumal, ma jään ustavaks Jumalaks, mina hoian sind, ma kaitsen sind, jää minu lähedusse, jää minu ligiollu, püsi koos minuga. See laul 91 ütleb, kes kõige kõrgema
kaitsjal elab ja kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu kindel mäljumus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Lihtsalt tunnistamine ei aita, vaid on vaja ka tegusid selle taha. Amen. Siin ta ütleb edasi selles viies Moosese raamat. Siis ma annan teile teada, tõesti hukkute, te ei ela kaua sellel maal, kuhu te lähete üle Jordani minna seda pärima. See on see, kui te siis valite selle surma ja kurja. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu, taeva ja maa. Ma olen pannud su ette, mille? Elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Ja nüüd Jumal ütleb meile midagi. Vali, mis asi? Elu. Et sina ja sugu võiksite elada. Kuula, kuidas me valime elu? Kuidas me valime elu? Kuidas on elu valik? Armastades issandad oma Jumalat, kuulates tema häält, hoidudes tema poole, sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mil issand on vandega tõotud anda su vanemail Abraham, Iisak ja Jaakobile. Kuidas me valime elu ja hea? Ta algul ütleb, kui sa teed seda, mis ma ütlen, ja me valime alati Jumala poole. Me hoiame tema ligi. Amen. Ja kuidas me hoiame tema ligi? Kuidas me ütleme, et Jumal, ma armastan sind, Jumal, ma hoolin sinust, sa oled mulle kallis. Kuidas sa ütled oma tegudega seda? Sõnadest lihtsalt ei piisa. Oled sa tähele pannud? Isegi oma elus sõnadest lihtsalt piisa. Armastus ütleb, ma armastan sind, sa oled mulle kallis. Mõnda aega seda on tore kuulda. Ma armastan, sa oled mulle kallis. Ja siis see on kõik, mis ma teen. See on ainuke asi, mis ma teen. Iga kord, kui ma siin näen armast kallis ja muud mitte midagi ja ma kaon ära jälle. Ja siis ma tulen ainult nõuannet. Ja siis mul mustad sokid vedelevad igal pool. Ma armastan, ma tahan sulle kõik hea, ma küpsetan sulle palju süüa. Ma armastan, ma tahan sulle parimat süüa ja mitte kunagi süüa ei tee. Ta lõpuks ütleb, et kas sa ikka armastad mind? Tihtipeale kristlastame Jumalale ütleme, et Jumal, ma arvan, sa oled kallis ja võib-olla me oleme siirad oma sõnades isegi, aga tõeline armastus väljendab tegudega. Tegudega ta ütleb, et kui te tõesti teete seda, mida ma teile olen öelnud. Ja Jumal ütleb lihtsalt, tule ole aega veeda minuga. Alustame sellest. Võtame aega osadusse, võtame aega palvesse, võtame aega sõnasse, võtame aega ülistusse. Ehitame minu kuningriiki. Paneme selle esikohale. Ja ma luban, ma annan sulle kõike muud peale kauba. Kas pole huvitav? Ja ütlen, ma annan sulle kõike. Ma ei keela sulle mitte midagi. Ma ei keela sulle oma poega mitte midagi. Aga tule lihtsalt veeda aega minuga. Ma tahan olla suga osaduses. Ma tahan suga käia. Ta ütles, kas te ütled ka midagi, kui sa palvetad, leia see aeg. Mine sinna kappi. Mida see tähendab? See on täpselt samamoodi. Mina oma abikaasaga, ma kunagi ei võta ekstra aega, et koos olla kahekesi midagi, teha, rääkida, olla. Kui palju ma tegelikult siis reaalselt tõndma õpin teda või hoolin või ma ei oska öelda. See on see, et jah, tore. Aga ma kogu aeg jooksen ära, küll on rattasõit ja küll on, ma ei tea, telekas ja küll on mis iganes kogu aeg on midagi. Ja ma ei leia kunagi aega. Aga ma armastan sind, sa oled mulle kallis. Ja võib-olla ta ongi armas ja kallis mulle, aga ma ei pea teda kunagi tundma. Ja tema usaldus või see on siuke, et okei, siuke. Tema on ju tegelikult Jumalaga. Et mööda minnes, Jumal, ma armastan sind, sa oled kallis. Ja ma ütleb, et tule, veeda aega minuga, ma tahan näidata sulle oma väge. Ma tahan näidata sulle oma ustavust. Ma tahan näidata sulle midagi üle loomulikku. Ma tahan, et sa õpiksid tundma Jumala vaimu, minu vaimu, kes on sinu sees seda väge käima selles väes. See oligi täpselt sama, mis Iisraeli puhul oli. Nad olid nii mugavdunud Egiptuses. See üle loomulikult, kudete, mis oli hämmastav, nad ei lubanud sellel Jumala üle loomulikul ennast muuta.
Ja jumal ütles, mul ei ole midagi peale hakata, ma pean võtma teise põlvkonna, kes lähevad ja vallutavad selle tõotuma, kes lähevad ja nad läksid ja tegid. Jumal ütles, aga ma tahan sind võtta, ma tahan sind kasutada. Ma tahan Võru linna pea peal keerata sinu läbi. Ma tahan näha neid aega, ma tahan näha, kuidas Jumala rahvas tõuseb. Ma ei taha enam, need oleksid lood, mida me loeme, kus Smith käis ringi ja inimesed, kujutad ette, me igatsus Jumala järgi, me kõnnime selles väärtus, Smith Williams kõndis, kujutad ette, ta läks laeva peale. Tol ajal ta reisis laeva peale ja ütles, et ta oli 2-nädalane reis Ameerikasse laevaga ja talle öeldi, et mis meil ikka, tuleme õhtul kokku, teeme karaoket. Ja. Smith ütles, et tule ka, et mis sa üksi kajutas istud, mis Smith ütles, ma tulen karaoket ainult ühel tingimusel. Mis on tingimus? Ma laulan esimesena. Ta läks sinna ette, tõstis käed üles, hakkas kiitma, ülistama Jumalat. Jumala vägi langes ja laevadesse rahvast sai päästetud. Ma ei taha, et need oleks lihtsalt ühed ilusad lood, mida me loeme ja kuuleme. Ma tahan seda näha meie kõigi eludes seda toimumas. Kus me kõnnime ringi, me kõnnime Jumala ligiolus, Jumala läheduses nii võimsalt, Jumala ustuses, et inimesed kogevad ja tajuvad, näevad seda meis. Ja see nõuab teatud pühendumist temale ja tema sõnale. Või kui te Maria Woodworth-Etterit ole lugenud, kui ta räägib koosolekul, paar inimest on koosolekul. Ei ole palju inimesi, on inimesed, ja ta jääb seisma niimoodi. Pilt on keegi neid pilti, kus ta seisab niimoodi. Netis on saadaval see pilt, kui ta näeb, ta seisab niimoodi 3 päeva. Lihtsalt ühe kord 3 päeva. Jäi seisma, soolasambaks. No, ma ütlen soolasamba, nagu kohe tuleb Loti naise lugu meelde, soolasammas kivi kujuks. Jäi seisma. Ja seisab lihtsalt lava peal niimoodi 3 päeva. Ja 3 päevast hakkab rääkima, sama päev, kus poole jäi, ainuke vaal see, et saal oli rahvast täis. Et kõik tulid uudistama, mis suhtus, miks see inimene seisab seal niimoodi. Ja saalides rahvast sai päästetud. Meil peaks olema see sama igatsus, Jumal, ma tahan näha seda väge. Ma tahan näha seda. See tuleb sellest, et me hakkame igatsema aega veetma koos Jumalaga järjest rohkem. Mõni mõtleb, mis mina üksi? Piibel ütleb, et ühe inimese, ühe õige inimese, meil on siin rohkem kui üks õige praegu, südamest tuleb palve. Teeb mida? Suure väe kätte saadavaks. Amen. Jerry Savell räägib. Kui te ette? Ma räägin lugusid, see on see, mida ma tahan näha, ma tahan jõuda sinna. Kus ta läks, kas ta bensiini läks ostma või mis seal oli. Ja järgi inimene tuleb juurde ja ütleb, et raputab, mul on vaja saada päästet, ma tahan Kristust, mul on vaja päästet saada. Ma olen evangeeliumigi kuulutanud. Lihtsalt see õhkas temast välja. Ma nüüd selle mehe nime, nüüd ma ei mäleta, mis ta oli, kus kutsuti, tule tantsima, tule ööklubisse, tule tantsima. Ma ei tantsi, ma ei ööklubi, aga tule ikka. Eks ta küsis Jumal, minna, läks sinna siis tantsusaali ja ta oli 70, 80, siis ei olnud need ööklubid nagu diskoklubi, meil oli seal need teised tantsusaalid, mis oli. Ta ütles, et läks siis selle, keegi siis sõber või sõbranna kutsus, ma ei tee mitte midagi enne, kui ma olen palvetanud. Ta läks selle tantsusaali põrandale keskele maha, laskus põlvili ja hakkas suure häälega palvetama Jumala poole. Suure häälega palvetama Jumala poole ja järgmine silmad lahti tegi, rahvas oli tema ümber, parandas meelt, vajasid Jeesust. Nüüd ma ei mäleta, kas oli ka Maria Woodworth-Etteriga oli see, et kui tema linna läks ja kuulutas evangeeliumi, miili raadiuses inimesed parandasid meelt, said päästetud. On keegi kuulnud isa Father Nash?
see on see, kes oli palvesõdur. Ta töötas koos teisega, kes käis kuulus evangeelium, mul ei tule selle nimi. Ma pean alati vaatama, ma vaatan Father Nashi, ma olen Ari Leidet nagu selle nagu inimesega, kes tuli siis, Father Nash läks siis linna ja palvetas kaks nädalat, keeltes selle linna eest. Ja siis tuli see siis evangelist tuli tagant järgi ja terve linn pöördus Jumala poole. Ööklubid pandi kinni, kõik need igasugused baarid pandi kinni. Kas pole hämmastav? Kas pole hämmastav, kui Jumala vaim liigub, kui Jumala pühadus liigub, ööklubid lähevad kinni, kinod lähevad kinni, teatrid lähevad kinni ja Jumala inimesed pöörduvad sest inimesed ei lähe nendes kohtades, sest see ei tõmba neid enam. See näitab midagi, mis on tänapäeval täiesti puudus. Miks? Sest me ei usalda Jumalat. Ja me ei ole ustavad Jumalale. See on see, kui see on minu südame igatsus. Ma tahan näha, me saame nägema. Me usun, et igatsete samamoodi, on ju? On, kes igatseb sa näha, et sa astud linna sisse ja inimesed tulevad juurde, et mul on Jeesust vaja. Sa tunned tõe teed. Sinus on midagi teistmoodi. Kas sul on siuke igatsus? Peaks olema. Sest see on ainuke, mis tegelikult maksab midagi, on evangeeliumi kuulutamine ja pääste. Mõned ajavad, vajame finantse. Jumal tahab meile finantse. See ei ole küsimus. Ja tihtipeale vajame nii palju finantse taga, et me unustame ära selle kõige tähtsam osa. Ja ma ütlen ausalt, me ei jõua kunagi selle finantsi tasemele, kui taeva sees ootab meid. Kuld, tänavad, asjad, kõik see. Aga kui me paneme Jumala asjad esikohale, oleme ustavad, nagu Jumal on kutsunud meid ustavad olema ja usaldame, et Jumal on oma poolt ustav, nagu ta on öelnud, me saame nägema imelisi suuri asju, muutusi. Aga me ei tohi mugavdada selle maailmaga. Ma just läksin läbi, lugesin, kusjuures väga huvitav on see, ma lugesin ilmutuse raamatus, olen praegu õpin seda natukene stadin. Kui sa vaatad, ta räägib, kirjutab kogudustele seal kirju. Ja on erinevad vaimsused koguduses. Ühed on, et me oleme nii pühad, me oleme nii imelised. Siis on need kolmandad. Ja Jeesus ütleb alati, mul on su vastu midagi. Mul on su vastu iga. Ja kui sa loed, ta kirjutab igale kogudusele, alustab ühtemoodi ja ütleb, ja see, kes võidab, saab selle. See, kes võidab, saab selle. Ja igal kogudus on erinev lõpp. Päris huvitav on. Ja ta ütleb ühes kohas, õnnis on see, kelle nime ma ei kustuta ära eluraamatust. Järelikult on võimalik nimesid ära kustuta eluraamatust. Kurb on ju mõelda. Mõni inimene keerab Jumalale niimoodi selja, et nimi kustutakse eluraamatust. Ma tean, et meie need ei ole, aga meil peaks olema see igatsus, see vägi, see nälg Jumala asjade järele, et me saaksime nägema väge. Miks me ei näe väge? Sest me oleme liiga mugavad. Me oleme liiga hõivatud oma asjadega. Me tegelikult ei usalda Jumalat, et Jumal suudab varustada meid. Võib-olla me ei usalda, et kui rasked ajad tulevad või ei ole rasked aegu ja me oleme läinud liiga mugavaks. Raskedel aegadel, oled sa tähele pannud, et kui rasked ajad tulevad, inimesed hakkavad kiiresti otsima Jumala poole, lähevad palvesse. Oled sa ise tähele pannud seda, kui raske moment on su elus olnud, sa oled rohkem põlvedel, rohkem sõnas, rohkem uurimas Jumala sõna. Oled tähele pannud sukest asja? Kui on koormavad ajad ja rasked ajad, me võiksime olla siis seda sama, kui ei ole rasked aegu. Ja öelda, et Jumal. Amen. Jumal on hea Jumal. Halleluja. Me jääme ustavuse juurde, Jumala ustavuse juurde. Halleluja. Rooma 3.3 ütleb meile niimoodi. Mis sellest, kui mõned olid uskmatud? Ega siis nende uskmatu meelde tühjaks Jumala ustavust. Jah, mõned inimesed ütlevad ühte teist, aga ütlevad, et see ei muuda Jumalat. Kas pole imeline? Me Jumal ei muutu kunagi. Ta jääb alati ustavaks. Abraham pidas Jumalat ustavaks. Ma olen kuulnud nii palju, ma uskusin ja ma proovisin seda 10. värki, see ei töötanud, ma proovisin seda, ei töötanud, proovisin seda usuvärki, see ei töötanud. Ja tegelikult usk proovis hoopis meid, usk proovis seda inimest.
ja hoopis see inimene ei töötanud. Sest Jumal ütleb, et kui sa ei usu, Jumal jääb ikka milliseks? Ustavaks. Amen. 1. Korintuse 1.9 ütleb niimoodi. Jumal on ustav, kelle läbi te olete kutsutud tema poja Jeesu Kristuse issanda osadusse. Kuidas me oleme kutsutud osadusse Jumalaga? See näitab seda, et Jumal tahab olla osaduses meiega kogu aeg, rääkida meiega. Mõtle. Jumal on meie parim sõber. Ta peaks olema. Jumal on meie imeline, Jumal ta on hea, Jumal auline, Jumal väeline, Jumal püha, Jumal õige, Jumal. Ja ta on andnud kõik meile. Ja mõtle, et on sul mõni hea tuttav inimene, sa ütled, see on mu parim sõber ja sa näed teda ja sa veedad taga aega ainult 1 kord 2 kuu jooksul. 10 minutit. Kas ta ikka on parim sõber? Kas ta on hea sõber? On ju nii? Jumal ütles, ma tahan olla sinuga osaduses. Mis on osadus? Sa veedad aega tema liigulus läheduses. Ja see on see, kus Jumala au saab rohkem olema meie elude peal. Jumala vägi saab rohkem ilmuma. Kas Jumala vägi on sinu sees? Tegelikult on sinu sees olemas. Oleme ausad, ta on olemas, pühavaimu läbi meile antud. Aga kuna sa nägid seda väge ilmumas võimsalt? Kui sa nägid viimati, kui Jumala vaim liikus võimsalt? Läbi sinu elu, läbi sinu kas või kätte haigete peale panenud, ükskõik mida. See tuleb selle läbi, mida rohkem usaldame Jumalat ja saame aru, kui ustav ta on, mida rohkem me käime selles. Ja see peab tulema igatsus meie südamest välja. Jumal, ma tahan tunda sind, Jumal, ma tahan olla sinuga, Jumal, ma tahan käia. Jumal, kasuta mind. Täna laulsime head laulu, oli see. Mis laul see oli? See üks laul, see Jeesus. Sulle järgnen ma, teen kõik, mis tahad sa. On ju nii? Jeesus, sa oled. Me oleme laulnud, Jeesus, sa oled mu eluallikas, sa oled kõik. Teen kõik, mis tahad. Sulle alistun kõiges. Amen. Teise Thessalonika 3.3 ütleb väga huvitavalt. Aga Jumal on ustav, kes te kinnitab ja kurja eest hoiab. Aga kuidas ta hoiab meid kurja eest? Aga miks nii palju kurja mu elus on juhtunud? Miks see on juhtunud? Miks ta siis ei ole ustav? Jälle me jõuame laulu 91, kes kõige kõrgema kaitsel elab, kõige väärse varju liib. Jälle see aeg koos Jumalaga. Mis on see, kui me võtame, mis on see mastaapne aeg veetud Jumalaga või telekaga või kas või inimestega? Mis kaalub millegi üle? Oled sa kuulnud seda? Me oleme seda rääkinud palju. Piiblis on ka see Piiblis tulnud. Ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle, kes oled sina. Miks see on siuke ütlus on olemas? Miks on siuke ütlus olemas? Sa muutud nende sarnaseks täpselt, kellega sa aega koos veedad väga palju. Aga meil on privileeg olla nagu Taavet. Milline Taavet oli? Ma mõtlen, et meil on privileeg olla nagu Taavet. Kui me veedame aega Jumalaga, ta oli üksinda koopas, ta üksinda kõndis ja põgenes ja tema juurde tuli 400 viletsat. Kujutate, ta ümbritses inimesed, kellel oli paha olla. Ja kes muutus? Need 400 inimest. Miks? Sa nägid midagi teistsugust Taavetis. Nad nägid tõenäoliselt Jumala armastus tema sees. Jumala väge tema sees. Tõenäoliselt seda positiivset
ükskõik, mis on, me teame, millest ta läbi oled läinud, ta ütles, et aga minu Jumal on mu karjane. Mul pole millegist puudus halli laadal, läbi oma hingamisveele saada. Ta katab mu ette laua, mu vastasilme all, ta võiab mu pealiga, mu karikas. See sai nälgejanu, mis tal oli. Amen, ka meil peaks olema see nälgejanu. Me tahame näha inimesi elusid muutumas. On meil igatsus, et inimesed saaksid päästetud ja muudetud. Mina mõtlen, et isegi see aeg, kui mina sain päästetud, ma andsin elu Jeesusele. Ma mõtlen, et kas me oleme läinud kuidagi nagu, kus ma ütlen, et kus ma tahan välja, kui ma sain päästetud, ma tahtsin lahti saada kõigest patust, kõigest halvast. Minu probleem oli näiteks suitsetamine, oli minu probleem. Ma ei mõelnud mitte ühtegi korda, see on okei suitsetada. Nagu tänapäeval ma olen näinud, Kristus, ma lugesin päästepalve, joob viina, suitsetab, see on tavaline asi, ei ole ta midagi. Ma sain päästa, mitte kunagi ma ei mõelnud, et see on okei. Vaid ma tahtsin muutuda, sest ma kogesin, et see häbistab Jeesus, see teeb Jumalale halba, ma ei ole piisavalt heaks eeskujuks. Mäletad sa seda? On keegi sellest läbi läinud? Olen. Ja nüüd tänapäeval, et loe lihtsalt päästepalve, rohkem pole vaja, sa ei pea, ma ei suutnud kogudusest eemale hoida, siiamaani ma olen kogudusest käinud. Tänapäeval, loe päästepalve, ei ole vaja kogudusse minna, ei ole midagi vaja teha. Ma tahan, et need ajad muutuksid tagasi. Keegi igatseb näha neid aegu uuesti. Või lihtsalt on niimoodi, et me, okei. Ma olen ausalt, mul on meeletu igatsus näha Jumala vaimu liikumist jälle. Sest praegu ma ütlen ausalt, ma ei ole näinud midagi. Ma näen väga siukest hingelist või siukest, aga ma tahaks näha seda sügavat, kus inimesed tulid, nad tahtsid muutuda. Nad armastasid, hoidsid piiblitest kinni. Vaata, isegi kui siin vaatad neid vanu raamatuid, inimesed olid näljas, et sõna järgne tahtsid muutust. Me tahame muutuda, meeli uuendada, kõike uuendada, olla teistsugused, olla Kristuse sarnased. Mäletad sa neid aegu? Kõik läksid piiblikooli, wow, halleluuja. Ja nüüd on niimoodi, et kus on need inimesed, kes piiblikoolis käisid? Kes olid need, kes olid ära müüdud Jumalale? Neid aegu vaja tagasi ja seda saab alguse meist, meie igasusest, näljast ja janust. Ja kui Jumal näeb seda, me saame näga midagi üle loomulikult imelist. Aga see nõuab meie ustavust, see nõuab meie pühendumist, see nõuab... Jumal ütleb, me peame loobuma sellest, et kuskil keegi ei, meie oleme need. Meie oleme need. Jumal ütles, et ma ei säästnud oma poega sellest, ma annan sulle kõik, mida sul vaja on. On sul võidmist vaja, on sul tarkust vaja, on sul jõudu vaja. Ma olen ustav, ma annan selle kõik. Lihtsalt ole ustav sellega, mis ma olen sulle usaldanud. Amen. Kas Jumala armastus on ikka, aga ustavus on see tähtis, võite aru saada, et Jumala sõna on ustav, Jumal on ustav. Sest inimesed vajavad näha, et Jumala rahvas jälle tõuseks üles võimsalt. Tihtipeale me oleme nii hõivatud oma igapäeva asjadega. Et me isegi ei saa aru, et me midagi valesti teeme. Kui keegi kuskil ütleb seda midagi valesti, selle asemel parandada meelt, me pahandume. Et Jumal, ma tahan sind tunda. Jumal, kus on see koht, kus ma saan olla paremini teenida sind, paremini muutuda? Jumal, kuidas või mismoodi? Ja kas pole äge, kui sa lähed, kõnnid Jumalaga nii lähedalt, juksi igatsusega. Ja sa lähed Võru Maxi Marketisse. Ja inimesed ütlevad see juurde, et kuule, räägi mulle Jeesusest. Sest ma kogen, ma vajan päästet, ma kogen. Mina tahan näha neid ärkamise aegu jälle. Tahan näha midagi imelist üle loomulikku.
aga see ärkab lihtsalt palgu meie seest, meie igatsusest meie seest, Jumala asjade järele. Aga see ei käi mitte meie teed moodi, see on see, ta ütleb, et kui sa kuulad ja paned tähele, mis mul on öelda sulle. Amen. Jumal kutsub, tule minu ligi, tule käi minuga. Kas me suudaksime, mõni ütleb, et ma juba käin, ma juba teen. Kas me suudame rohkem? Kas me suudame võimsamalt? Kas on vaja kuskilt muutust? Absoluutselt on võimalik. Aga lihtsalt tulla, ütled, Jumal, sa oled ustav Jumal, sa oled hea Jumal, sa oled imeline Jumal, sa oled väeline, sa oled püha õige. Ja ma tänan, mul on privileeg käia sinuga. Sa oled ustav Jumal, kes lepingut pead ja mina olen ustav pidama sinu sõna. Ja oleme ustav sellega, mis oled mulle usaldanud. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme sa ette Jeesuna, sa oled hea ustav püha Jumal. Õiglane väeline. Isa, ma tänan, et las see igatsus meie südametes kasvab. Isa, me ei ole näinud midagi veel. Me ei ole näinud veel. Need on need imelised lood, kus sinu sulased on kõndinud, käinud. Isa, me alati näeks alguses, meil oli mingi näitukene ärkamis siin. See oli imeline aega, Isa. Igatsed näha midagi imelisemat, midagi väärilisemat, võimsamat. Kogeda sinu ligiolu, kogeda sinu lähedust rohkem, sinu pühadust rohkem. Isa, need ajad, mis olid apostlegude aegadel, see nälge janu, üks meelsus, mis neil oli. Tunda sinu sõna. Halleluja, Isa, me täname, kiidame sind, ülistame sind, austame sind. Sa oled väeline Jumal, sa oled imeliselt auline Jumal. Isa, tee meie südametest tööd, las see igatsus kasvab, muuta sinu moodi. Isa, tõesti me muutuksime rohkem sinu moodi. Isa, et me tahame näha, Isa. Tahame kogeda rohkem sinu ligiolu lähedust, seda väge. Me ei ole veel mitte midagi näinud, Isa. See, mida me näeme sõnast, kas on need, kuidas sa teed Iisraeli välja Egiptusest, kuidas apostlikud raamatus imed tunnust nähed sündisid, kuidas jalutud kõisid. Isa, kuna viimati mõni jalutu tõusis Eestis ülesse? Kuna viimati kellegi käsi kasvas, Isa? Isa, me igatseme näha sinu vaimu ande. Isa, me igatseme näha ande liikumas. Mitte ainult siin paigas, üldse Kristuse ihus. Isa, me ei taha, et see evangeeliumiks mingi ainult Ameerika evangeelium, et see on Eesti oma. Me tahame näha Eestis sinu vägevaid tegusid. Üle loomulikkust. Sest sina oled igal pool üks ja seesama. Isa, me täname, kiidame sind. Isa, me austame sind, ülistame sind. Isa, sa oled nii imeline Jumal. Armas, kallis püha vaim, kes oled meie sees. Püha ja auline, meid rööti ja võimes julgustaja ja õpetaja. Lihtsalt see nälg janu, aega on vähe ja ajad lähevad järjest kurjemaks. Ja Isa, et me seisaksime rohkem valguses, rohkem oleksime majakad, rohkem, Isa, anna meile julgusega rääkida sinu sõna evangeeliumi, kui me suu avame. Isa, meil on julgus öelda, mis on õige, mis on vale, mis on patt ja mis ei ole patt. Ja Isa, kui me räägime evangeeliumit, me ka ütleksime, et inimesed peavad ka meelt parandama. Isa, et sinu nimi saaks austatud igal pool. Isa, me muutuksime sinu sarnaseks rohkem. Sinu rahvas tõuseks. Isa, me tahame näha imede tunnustajad. Me tahame näha sinu vaimu liikumist võimast. Ja me saame nägema. Sest sa oled öelnud paljude prohvetide kaudu, lõpuajad saavad olema aulised ajad. Aga sa otsid neid inimesi, kes siira südamega hoiavad sinu poole,
et ennast võimsalt näidata. Ma usun, et sa oled siin paigas leidnud inimesed, kes on siira südamega sinu pool hoidmas. Et sa saaksid ennast võimsalt näidata. Isa, et see nälg ja janu kasvaks. Me ei lepiks vähemaga. Me ei lepiks leigusega, vaid me oleksime tulised, Isa. Absoluutselt tulised sinu asjade järele. Isa, ma tänan ja kiidan ja austan ja ülistan sind siin paigas. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Las see nälg ja janu Jumala asjadele kasvab veel võimsamalt. Ma mõtlen, kui palju kasvada, kui palju saab kasvada. See võiks kasvada nii kaugele, nagu Maria Woodward-Etteril oli. Astus linna, miili raadiuses inimesed kukkusid pikali maa, said päästetud. Sa tahaksid seda näha oma elus. Astud Maxi Marketisse sisse. Võtete, sa lähed Maxi Marketisse sisse. Ja terve Maxi Marketi rahva hunnik on põlvili maas. Ütleb, me ei tea, aga me vajame Jeesust, me vajame päästjat. See ei ole ju liiga suur igatsus või mõte. Ei ole ju. Ei ole. Sa oled palves sõnas ja ütled, mul on vaja leiba, lähed poodi ja poemüüja saab päästetud, ütleb, et kuule, et mul on vaja Jeesust, räägi mulle Jeesusest. Kas pole hämmastav? Ja see on meil võimalik. Mõni mõtleb, et kaua oma igatsus on, see nii kogu me jõuame sinna, nii palju saame igatseda kasvada. Kas pole mitte? Mõtleb, mul on nii suur igatsus, võimalik veel suurem ja veel suurem. Amen. Jumala au on sinu elus nii võimsalt ilmumas. Et inimesed igalt poolt tulevad. Nagu, ma räägin viimase loo ja siis nagu üks talumees oli, talunik oli, kelle suur farm oli ja leidis piiblist, et haigete peale panete käend, nad saavad terveks, aga suurima piiblit ja olema Jumalaga hästi palju aega veetma koos ja üks inimene tuli tema juurde ja ma palvetan sellest, sai terveks, tuli teine inimene ja Jumal hakkas teda nii võimsalt kasutama tervenemises. Ja ütles, et ma pidin valima, kas ma valin talutöö või tervenemise. Okei, ma valin Jumal sinu töö ja ta pidi kinni panema oma talu pidamises. Tal ei olnud enam aega seda teha, sest Jumal hakkas teda nii võimsalt kasutama ja rahva hulgad tulid ja nad said päästud, tervendatud. Samamoodi. Jumal saab meid kõiki samamoodi kasutada. Amen. Halleluja. Ja meil on olemas vastus igale küsimusele piiblis. Ja Jumal on ustav kinnitama oma sõna tunnustähtede imedega. Kui sa annad inimestele sõna, siis Jumal ütles, et ma kinnitan seda tunnustähtede imedega. Amen. Kuna sa nägid viimati tunnustähte või tõelist imet, pole kaua näinud, on ju. Aeg on need igatsused, aeg on tagasi saada need ajad. See tuleb selle järgi, et ma veedan aega Jumalaga, ma igatsen Jumal näha sinu. Ja see on see, Jumal kasuta mind. Amen. Halleluja. Jumal on imeline, ustav, Jumal hea Jumal. Halleluja.